Räägime edasi erinevatest manipulatsioonitaktikatest, mida siis tumedad tegelased ehk siis nartsissistid, sotsiopaadid, psühhopaadid väga edukalt kasutavad. Ja üks on maine kahjustamine. Mis see tähendab? No, ma arvan, et te kõik olete seda näinud nii meedias, kuidas näiteks võetakse ette mõni avaliku elu tegelane, levitatakse seal tema kohta mingeid vihjeid, mingeid lugusid, mida on võimatu kontrollida, aga mis tekitavad inimesele, kes selle ohvriks on sattunud, suurt mainekahju. Või siis näiteks organisatsioonile. Organisatsioonide puhul on mainekahju tekitamine eriti hull. Miks? Sellepärast, et nad näiteks võivad kaotada kliente läbi selle, müügid vähenevad ja nii edasi. Ja need samad mainekahjustajad tegelikult sisuliselt üritavad kahte varianti. Variant 1, kas midagi välja pressida ohvrilt, ehk siis sellel, kelle mainet nad kahjustavad. Variant 2 on see siis, et tõsta nagu ise ennast kõrgemale, näidates ja pisendades siis seda ohvrit. Ja väga sageli arvatakse näiteks, et ütleme koolikiusu või töökiusu ohvrid on siis nii-öelda nõrgemad, ei ole. Väga sageli need on just tegijad, sest et selle kiusaja, muuseas see koolikiusaja ja töökiusaja on täpselt samad tüübid, lihtsalt üks teeb seda rafineeritumas vormis, kuna ta on juba täiskasvanuks saades nii-öeldes välja kujundanud selle repertuaari paremini. Aga ta võtabki just selle ohvri, kes on positsioonil ja hakkab teda näiteks just vastupidiselt nii-öeldes pisendama, kuulujuttude kohta levitama, naised on muuseas selles väga eriti osavad, kuidagimoodi nagu levitama mingisugust niisugust infot, mida ta kuskilt oli kuulnud, mida ei ole ka võimalik kontrollida otseselt. Ja nüüd jääbki mulje kõigile, et ahaa, kus suitsu, seal tuld, järelikult ikkagi midagi toimub. Ja selle läbi ta just tõstab iseenda positsiooni ohvrit nii-öeldes pisendades, alandades. Kui taoliste isikutega ja taoliste olukordadega kokku puutud, siis kõige olulisem on säilitada rahu. Nagu öeldakse, las koerad hauguvad, karavan liigub edasi. Lisaks, inimesed unustavad väga ruttu ja enamasti on neil väga palju tegemist enda eluga ja neil polegi väga kaua aega mõelda, mis toimub teiste eludes. Nii see kahjuks või õnneks on. Nii et ärge pöörake tähelepanu, kui keegi teid pisendab.